Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja tutvustan veebikeskkonda Present.me. See on selline vahva keskkond, kus saab lisada häälkommentaare oma esitlustele. Esitlused võib võtta siis näiteks PowerPointis tehtud, Google Drive'is olevaid esitlusi ja dokumente siis helindada. Ja sinna sobivad siis nii Keynote'i kui Preesi ettekanded. Konto võib luua omale Facebooki abil või Google'i abil või miks mitte ka lihtsalt täiesti eraldi emaili aadressi selleks kasutada. Tasuta konto puhul on piiranguks see, et kõik ettekanded on automaatselt avalikud ja kuu jooksul lubatakse üles laadida kuni 10 ettekannet. Nii, mina valin siis sisselogimise Google'i konto abil. Kohe viiakse mind sellele lehele, et ma saan üles laadida oma failid. Selleks on 4 erinevat võimalust. Siin on ka näha kõigepealt, et mul on veel 6 ettekannet jäänud selles kuus. Esimene võimalus on selline, et ma laen üles slaidid ja kui ma hakkan salvestama, siis salvestub sinna kõrvale ka näiteks veebikaamerast minu pilt ja hääl. Teine on selline, kus on ainult slaidid ja häälkommentaarid. Kolmanda puhul jäävad ainult slaidid ja 4. valik on siis näiteks ainult video salvestada, nii et võite oma veebikaamera abil niisama ettekandeid luua. Mina valin siit slaidid ja audio. Kui mul on see valik tehtud, siis Proceed on see, millega ma edasi liigun. Nüüd, kuidas ma saan siia oma ettekande? 2 võimalust. Kas ma laen üles arvutist või otsin siis näiteks, kui ma olen Google'i kasutaja Google Drive'ist. No mina valin praegu selle viimase variandi. Nüüd pakutakse mulle PDF-faile, mis minu Drive'i keskkonnas on, esitlusi ja dokumente. Ja lubatakse kõik esitlused ja dokumendid, ka need, mis on minuga jagatud, mida ma ise loonud ei ole. Viimati muudetud Kärdla Kalevivabriku toodang hästi sobib mulle, klõpsasin selle peale, alt select nupp on siis see, millega ettekanne ilusti keskkonda üles laetakse. Kohe kiiresti toimetatakse ja avaneb siis lehekülg, kus ma saan hakata salvestama. Nii, kõigepealt pean ma ütlema, et ma luban kasutada oma mikrofoni Allow nupu peale klõpsates ja olen õige koha peal. Siin on siis näha, kui pikalt minu salvestus kestab. Siin on võimalik siis salvestamist alustada. Kui mulle midagi ei meeldi, siis restartan, et ma hakkan algusest peale. Ja kui kõik on tehtud, siis End and Review on see nupp, millega ma lõpetan oma salvestuse ja see läheb siis avaldamisele. Ja siin nende 2 nupu vahel Previews ja Next saan ma siis liikuda oma slaidide peal. Üleval paremas nurgas on ka näha, et milline on järgmine slaid, kuhu ma liigun. Nii, aga hakkame siis peale. Kui ma record nupule vajutan, siis kõigepealt antakse mulle hetk aega ka sisse hingata. Ehk loetakse siis numbrid 5-st 1-ni ja siis alles algab salvestus. Proovime. Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja räägin Kärdla Kalevivabrikust. Kalevi ajalugu algab keskaegsel Inglismaal ja Kaleviks loetakse labase, vahel ka toimse koega tugevalt vanutatud villast riiet. No ütleme, et nüüd on minu jaoks sobiv salvestus tehtud, ma võin siit ka lõigata, et vaadata, et see mulle hästi näiteks ei meeldi. Võtan siis natukene vähemaks või ei võta, ma ütlen praegu cancel, ma ei taha seda lühemaks võtta. Ma saan ka siit niimoodi veidikene vähendada ja suurendada neid teemasid. Ja no, ma ütlen siis, et kõik on tehtud. Vajutan siia End and Review. Siis küsitakse minu käest igaks juhuks üle, kas ma ikka olen kindel, et ma tahan seda avaldada. Okei, olen julge. Nagu näete, üleval riba peal oli üks liikumine. Nüüd ma pean panema oma ettekandele nime. Sest faili nimi hästi ei sobinud, see nüüd sobib. Ja nüüd on mulle võimalused siis, kuidas ma seda avaldan. Kas ma jagan teda Facebookis või Google Plussis, Twitteris, näiteks LinkedIni abil, jagan emaili teel või siis saadan sõbrale. No, ma saadan praegu sõbrale. Ja publish. Nii.
loodetavasti see siis nüüd ka sõbrale jõudis. Ja kui ma võtan siit ülevalt nupu Explore, siis ma näen teiste loodud videosid. My Home annab mulle võimaluse vaadata siis enda tehtud töid. Kuigi ta ütleb mulle, et mul praegu ei ole siin mitte ühtegi tööd, ilmselt ei sobinud talle siiski see avaldamise koht. Võtan uuesti nupule Publish. Ma jagan siis hoopis e-maili teel. Nüüd peaks olema ta küll kõigile ilusti näha, kelles e-maili aadressi said. Kui ma tahan muuta, siis nüüd on ta siin minu ettekannet all olemas. Edit nupu peale klõpsates on mul võimalik siis vaadata kirjeldust, mis ma olen selle kohta kirjutanud. Ma ei ole praegu midagi kirjutanud, pakutakse automaatset. Saan määrata talle kategooria. Valin haridus. Määrata litsentsi, mille alusel teda jagatakse, no ma ütleks, et mitte ärilistel eesmärkidel. Ja siis siit saan ma ka koodi, millega ma saan ta istutada oma veebilehele näiteks või blogisse. Kõik tehtud, muudatused salvestada vaja ja ongi üks elindatud ettekanne veebis juures. Kui ma tahan näha, kes seda kasutanud on, seda ettekannet, kas teda on alla laetud, kas teda on uuritud, siis siin MyStat sealt tuleb ka see välja, et praegu ei ole siin veel teda üldse ju vaadatud ega kommenteeritud. Et sellised huvitavad võimalused on ka siis, kui me oleme näiteks tasulise konto valinud, et ma saaksin ka vaadata, kus kohas seda esitlust on vaadatud ja alla laetud ja nii edasi. Lihtne, vahva ja ilus keskkond. Head kasutamist!